Kõigepealt ma soovin sulle palju õnne. Sul on valmis saanud oma esimene luulekogu. Ütle, mis sulle kõige rohkem luuletuste kirjutamise juures meeldib? Vau. Aga ma mõtlen nüüd selle peale, kuidas luuletused on sündinud ja mis mulle meeldinud on. Võib-olla nagu see selline sõnailu või nagu mingisuguse rütmi otsimine äkki. Ja kui ma mõtlen selle peale, et kuidas üldse ma hakkasin luuletama, siis tegelikult igavusest. Tegelikult see on seotud kooliga. Nii peamiselt keskkooliga, kui ka ma kirjutasin ülikooli ajal palju. Sealt ütlen, tegelikult on nagu liikus siis keskkoolist ülikooli edasi see asi, mis juba sai alustatud. See harjumus niimoodi. Mingi otsingu moment selles kõiges ja samas panna see otsing mingisugusesse vormi. Ja muidugi, eks ma olin ka päris palju olen olnud selline riimi ori natukene ka. Et ta tahab nagu hästi automaatselt tulla, see riim. Et nagu aju hakkab otsima, et sa lõpetad mingisuguse rea ära mingi sõnaga, ma ei tea, miile. Ja siis nagu automaatselt tahab, aju hakkab nagu otsima mingit nagu vastet sinna, et kas ma nüüd peaksin nagu leidma midagi, mis et saaks nagu selle siile sinna kokku, nagu, et saaks selle mõttetera niimoodi kokku. Aga et see on mingis mõttes lõks. Mis sa arvad, kas sul tuleb see riimi otsimine äkki sellepärast, et sa muusikaga nagu nii tegeled? On see kuidagi seotud? No võib-olla jah, et on nagu voolavam ja lihtsam äkki laulda, sest suuresti ütleme niimoodi, et kõigepealt jah olid nagu luuletused minu puhul siis, ja siis sellest sündis ka esimene bänd Leegitsev Sidrun. Ja siis, mis me tegime lihtsalt seda, et me võtsime siis need luuletused ja siis hakkasime laulma neid. Et seal võib olla küll seos, jah. Mida sa oled enda kohta teada saanud läbi kirjutamise? Et ma olen päris selline rahutu vaim olnud, mulle tundub. Selline otsiv ja rahutu. Ja ilmselt mul on ka soodumus või mingisugune tahe nagu vaadata või tungida kusagile sügavustesse. Ja muidugi selle tungiga on nagu see selline oht, et sinna padrikusse võib nagu ära kaduda. Paralleelselt siin nagu mõtlen nende selle kogu peale, mis on varsti tulemas ja ma natuke võib-olla räägin sellest, et seal ma olen siis niimoodi need tekstid jaganud laias laastus 5 teemasse või kategooriasse. Vastavalt siis ütleme, et selline nagu tunnetuslik meeleolu, aga seal on ka nagu kronoloogia või aja põhjal. Et seal on siis sama selline lihtne riim ja selline noorusaegne selline jaburus ja absurd ja selline teadvuse vool. Ja siis on selline nukruse kategooria seal, mis on täielik selline melanhoolia, ütleme niimoodi. Aga ka selles melanhoolias on selliseid ilusaid momente, kui lugeda seda. Ja edasi siis on üks selline suur rubriik nagu karjus viha varemeil.
mida ma siis mõtestan kui jah, selline viha väljendus. Et meis on palju ütlesin meis, aga võib-olla ma peaksin nagu endast eelkõige rääkima, et on olnud palju sellist väljendamata tundeid ja fundamentaalselt ikkagi nagu viha. Ja kui sa enne küsisid jah, et mis selle kirjutamise protsessi kohta ja selle olulisuse kohta, et siis jah, et ta on võib-olla aidanud mind mingit tunnet väljendada, mingit viha väljendada, välja siis kirjutada natukene. 4. kategooria nii-öelda on ka, selle nimi on vahevöö. Ja ma ütleksin, et sealsed meeleolud on sellised leplikumad. Võib-olla vahepealsed. Et vahevöö viitaks justkui, et see on kuskil vahepeal. Et ei ole nagu sinna tuumani jõudnud. Ja samas ka ma ütleks, et unenäolisemad võrreldes siis selle viha osaga. Siis see viimane, see on Sitsiilia ja see on konkreetselt siis perereisist, kui Theodor oli 7-kuune. Kui me käisime perega Sitsiilias aastal 2018 jaanuaris. Ja see on sellel saarel kirjutatud ja minu jaoks vähemalt jällegi see viimane on mingis mõttes teissugune vägagi kui need eelmised, et seal on nagu seda sellist, seal on nagu minu jaoks nagu näha, et inimene hakkab mingisugune leppimine hakkab tulema ja kuskil on mingisugune nagu arusaamine hakkab tulema. Sa ütlesid, kurbus, viha on iseenesest ka seal luulekogus olemas. Mis tunne see on, kui keegi tegelikult loeb sinu hinge mõtisklusi paberil? No, ühelt poolt ma olen ju seda teinud ka nagu muusikas ja lauljana, on ju. Et see on see, mida ma teen lihtsalt. Mulle tundub, et see ongi minu kutsumus ja minu tee, see on see, mis mul on vaja teha. Aga selle kogu puhul on seal kindlasti sellist kraami, mis muusikasse ei jõua, on ju. Ja ma nagu kindlasti on see haavatavuse moment seal, aga haavatavus, ma arvan, ongi oluline kunsti puhul või üleüldse inimese puhul. Et sellega ju inimene suhestub selle läbi teise inimesega. Tänu sellele me saame lähemale üks teisele. Ja et mulle tundub, et mul nagu tuleb seda teha. Ja võib-olla seal on ka see selline lootus või boonus, et äkki mõni inimene saab leevendust sellest, kui ta loeb midagi või kuuleb midagi. Muusikas samamoodi, on ju. Et kõik võib-olla ei ole nii luule suunas kaldus või ei ole seda tahet või julgust. Ma arvan, et tegelikult iga inimene on luuletaja tegelikult. Ja iga inimene on potentsiaalselt ka muusik ja kunstnik. Lihtsalt asjaolud ja meie uskumused hoiavad meid tagasi teatud asju tegemast. Aga et seal on nagu see lootus, et see, mis ma teen, et see võib olla katalüsaator kellelegi, et see võib inspireerida kedagi ka tegema ja saama lähemale endale ja saama rohkem selgust. See on ülilahe. Mulle meeldib see, et sa ütlesid, et sa tunned nagu kutsumuse tunnet. Mis sa arvad, kuidas inimene leiab oma kutsumuse? Mis näitab talle, et see on see rada, mida teed võiks minna? Tuleb teha seda, mis meeldib. Ma arvan, et see ongi see. Ja isegi, ma ei saa öelda, et ma oleksin nagu igat hetke
iga luuletuse juures nautinud kogu aeg ja ma ei usu, et ükski looja tegelikult seda niimoodi kindlalt saaks väita, et igasuguseid momente on, igasuguseid hetki tuleb ette, aga ma usun, et see kannatlikkus on kindlasti üks omadus, mis aitaks võib-olla läbi. Tuleb otsida, tuleb katsetada ja tuleb anda muidugi aega, tuleb mõnda aega võib-olla proovida, ega kohe ei pruugi aru saada, mis meeldib. Ja siis ma arvan, et ühel hetkel tuleb see äratundmine ja siis edasi teha ja areneda ja arendada.